Tere kõigile Mahtra podcasti kuulajatele. Alustame juba oma 3. osaga ja seekord on meil külas meie koolijuht Edgar Roditšenko ja lisaks veel 2 5. klassi õpilast Jekaterina ja Olesja, kes on samuti tulnud küsimusi küsima. Ja alustamegi kohe õpilastest. Mida te sooviksite meie koolijuhilt teada saada? Mis on teie hobi? Minu hobi on matkamine ja looduses liikumine ja mul on veel hobisid. Ma vahest mängin klaverit ja vahest mängin ka klarnetit ja siis mulle meeldib väga võrkpalli mängida. Vahest ma juhatan koori, orkestrit ei ole juba ammu juhatanud ja tegelikult meeldib ka lihtsalt värskes õhus liikuda. Mis on teie lemmiksöök? Lemmiksöök on kindlasti kodune kartulipuder, praetud sibulaga ja kõrvale värske salat. Lihtne, aga väga maitsev. Mis on te teeksite, kui te oleksite president? Kui ma oleksin president, siis teeksin kõik selleks, et koolides oleks rohkem rõõmu ja loovust. Et igal lapsel oleks võimalus õppida nii, nagu talle kõige paremini sobib. Milline näeb välja teie päev? Minu päev algab varakult, tavaliselt siis juba enne kella 8. Tegelikult isegi kella 6, sellepärast, et mul on väike tütar ja siis päev sisaldab erinevaid kohtumisi, vestlusi õpetajatega, vestlusi õpilastega, mis siis veel dokumentide lugemist ja erinevaid otsuste tegemist. Kui vahel õnnestub, siis saan ka klassidesse piiluda ja näha, kuidas õppetöö käib. Mida te tahaksite muuta meie koolis? Võib-olla ma tahaksin, et koolis oleks veel rohkem koostööd ja üksteise toetamist, et see on üks põhiline soov. Ja et iga laps tunneks siin ennast turvaliselt ja väärtuslikuna. Mis on teie töö juures kõige toredam ja kõige raskem? Võib-olla kõige toredam on näha seda, mille pärast ma siin olen, kuidas õpilased kasvavad ja arenevad. See teeb alati südamelt soojaks. Võib-olla mis kõige raskem on vahel mõned otsused, mis ei pruugi kõigile meeldida, aga on vajalikud kooli jaoks. Aga alustame kõigepealt sellest, et räägi mulle, kuidas sa jõudsid haridusvaldkonda ja lõpuks siis siia meie juurde Mahtra kooli? Mitte midagi erilist. Alustasin õpetajana, sest mulle lihtsalt meeldis noortega töötada. Meeldib siiamaani ja mis seal salata oma nagu juurtest ära ei jookse, et meil on peres kõik kas õpetajad / muusikud või siis raudtee inimesed. Ja veel vist aja jooksul tekkis siis soov mõjutada haridust laiemalt ja eks ikka tundsin, et võib-olla see koolijuhi roll oleks siis see järgmine aste. Ja Mahtra kooli tulin, sest tundsin, et siin on tegelikult potentsiaali midagi erilist luua ja siin saaks tegelikult tõesti teha midagi väga suurt ära. Ja mitte ainult Mahtra kooli kontekstis, aga võib-olla laiemalt, kui mõtleme kogu Eesti peale. Aga mis siin nii-öelda kooli juures kõige esimesena kõnetas? Mis oli see selline? Ma arvan, et selle siinsete inimeste siirus
ja selline soov ja tahe tegelikult areneda. Et see tunne, et kõik tahavad tegelikult teha head tööd, olla parimad versioonid iseendast ja tegelikult hoolivad väga üksteisest. Et see oli minu jaoks väga kõnekas ja tegelikult see on see eeldus ka, miks ma siiamaani usun ja tegelikult olen täiesti kindel, et me viime oma missiooni ellu. Aga mõeldes nüüd natuke selline fantaasia maailma poole pealt, et kui sa ei oleks koolijuht, siis mis tööd sa teeksid? Oh jaa, praegu hetkel ma vastaksin vist küll niimoodi, et ma võiksin lausa juba psühholoog olla, et käiks selle õpingud läbi magistris ja saaksin vist psühholoogi ametiga täitsa hakkama. Ja võib-olla siis kas noortega töö mentorina või ühesõnaga kõik sellised tööd, kus peab aitama inimestel kasvada ja areneda. See on minu enda üks käivitavaid nii-öelda mootoreid, et mina ei suuda olla lihtsalt, pean iga päev õppima ja mulle väga meeldib see. Aga ma usun, et meil on Eestis ka veel inimesi, kes ei tea veel, mis asi see Mahtra kool täpselt on. Kuidas sa kirjeldaksid meie kooli nendele inimestele? Mahtra kool on kool, kus iga õpilane on oluline ja kool on iga õpilase jaoks. Võib-olla veel, et meid iseloomustab sõbralikkus, kokkuhoidmine. Meil on hästi mitmekesine kool. Ja see, et me oleme väga kiiresti arenev kool ja mulle väga meeldib tuua alati paralleeli siis ettevõtlusest, et me oleme ükssarvikute kool küll, ma arvan, et me oleme siin juba nii palju läbi katsetanud ja oleme avastanud väga palju häid asju. Aga mis see eripära võib-olla sellisel haridusmaastikul on, mis meid muudab eriliseks sinu silmis? No ma arvangi see, et me oleme hästi paindlikud. Lausa ma võiks öelda, et säilenõtked. Et meie tugevus on selline individuaalne lähenemine ja seda sõna otseses mõttes ja koostöö võib-olla on ka mitte kõige halvem meil omavahel. Ja seda ma mõtlen nii õpetajate, õpilaste kui ka vanemate vahel. Et loomulikult siin on veel vaja kõvasti areneda, aga see punkt, kust me alustasime ja kui võrrelda ennast iseendaga, siis me oleme ikkagi teinud väga-väga suure sammu edasi. Nii et ma arvan, et meie tugevus ongi see, et me oleme hästi arenemisvõimelised ja õppimisvõimelised. No ja meie kusjuures kooli motoks on ka ja meie podcasti nimeks on hea koht, kus areneda. Et mida see sinu jaoks tähendab? Jah, see tähendabki tegelikult seda, et siin saab igaüks, et olgu see siis laps või täiskasvanu kasvada, õppida ja leida päriselt oma tee. Ja võib-olla siia lisaks juurde, et me ei oota täiuslikkust, vaid me toetame arengut. Aga kui võtta nüüd natuke konkreetsemalt, et millised need muutused või arengud on siis viimastel aastatel olnud sinu jaoks just kõige olulisemad? Võib-olla see, et me oleme teinud päris suure sammu edasi liikumaks kogukonna kooli suunas. Et arvestades neid olusi ja seda konteksti, mis siin valitses 2021. aastal, siis see on olnud välisele silmale kindlasti märkamatu, aga ütleme nii, et mulle endale on ikkagi, ja ma arvan meile kõigile, kes sellel teekonnal kaasas on olnud, on see olnud
tohutu töö. Ja no võib-olla mis veel, et et nende viimaste aastate selline nende muutuste ja ettevalmistuste nagu hästi toredaks kulminatsiooniks on olnud see, et meil on nüüd avatud sellest aastast Montessori klass ja me oleme ka tõsiselt nüüd sukeldunud lõimitud aine ja keeleõppesse. Ja see on nüüd, miks ma seda ütlesin, et see on soodne pinnas, on see, et tegelikult iga organisatsioon areneb omas tempos ja nüüd me oleme saavutanud selle valmisoleku ja ja see muld on selles mõttes siin väga-väga selline toitainete rikas, et siin me kasvame. See puu kasvab, ma arvan, väga kiiresti suureks. Päikest paistab siin kõvasti. Sellest kogukonnakoolist me räägime väga tihti ja ma usun, et kui me ka oleme kogukonnakool, aga mida see sinu jaoks tähendab? Hästi lihtsalt öeldes, et kogukonnakool tähendab seda, et kool ei ole ainult õppekoht, vaid on koht, kus kõik inimesed tunnevad end kuuluvana ja saavad tegelikult üksteist toetada, on olemas üksteise jaoks. Ega ta midagi rohkemat ei tähendagi. Selline, ütleme niimoodi, et mõnes mõttes on see mõiste ennast evalveerinud, on ju. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks sellest rääkima ja selle poole püüdlema. See on oluline ja ta ei tähenda tegelikult rohkemat kui, et on normaalsed, sõbralikud ja üksteisest lugupidavad suhted, mis tihtipeale kasvavad üle millekski enamaks koostööst sünnib võib-olla juba siin mõni tähenduslikum nähtus kuni selleni välja, et võib-olla miks mitte ühel hetkel ma ei tea, mõni spordivõistkond või koor või kultuurinähtus. Aga kuidas sa toetad just õpetajaid ja õpilasi selles, et nad tunneksid end siin hästi ja motiveeritult? Iga endast lugupidava juhi ülesandeks, nii nagu olen mina aru saanud, sest mina kindlasti ei ole valmis juht, me kõik areneme ja õpime, on ikkagi see, et kuula hästi palju, hästi palju. Küsi ka selles mõttes õigel hetkel, ära lihtsalt küsi. Ja siis sellest tee järeldusi. Ja järeldused ennekõike peaksid ikkagi sisaldama võimalusi. Ja püüda siis luua keskkond, kus igaüks saab olla tema ise ja jällegi parim versioon tema iseendast. Ja mis minu jaoks veel võib-olla on, et see natukene puudutab võib-olla juhtimist, aga et minu meelest meil kõigil siin maamunal on olemas vähemalt üks asi töö mõttes, mida me kõik teeksime väga-väga hea meelega. Et võib-olla see ongi see koht, et kus ma püüan aru saada ja leida igale inimesele täpselt temale sobiv ametikoht, sest siis läheb kõik nagu lepase reega. Meil on väga palju õpetajaid, meil on väga palju õpilasi, lapsevanemaid, ja neil kõigil on siis oma nii-öelda rollid. Et kuidas sina näed neid? Kõikide... Mõeldes nüüd lapsevanemad, õpilased, õpetajad. Jah, kõik 3 rolli on võrdselt olulised. Et siin tegelikult mitte ühtegi rolli ei peaks ületähtsustama või alatähtsustama. Ja ma arvan, et siin ongi maetud see koer. Et
kui kõik teevad koostööd ja panustavad võrdselt, siis sünnivad parimad ideed ja lahendused ja keskmes on ikkagi õpilane. Et see on väga hea küsimus, mulle see isiklikult väga-väga meeldib. Ja minu meelest on ta üks selliseid keerulisemaid ülesandeid üldse, sest kõikidel rollidel on nii-öelda oma lähenemine ja oma variatsioonid, ütleme niimoodi, ja arusaamised. Meil on päris mitmeid projekte olnud, tulemas, on käimas. Millised sellised koostööd või projektid on just olnud sinu jaoks kõige inspireerivamad võib-olla või kõige kasulikumad? Ma tean, kohe võib-olla tuleb meelde School Food for Change'i projekt, eks ju, kus me nüüd siis saavutasime hõbetaseme. Aga see on ju fundamentaalselt muutnud meie arusaama koolitoidust ja tegelikult ka visuaalselt isegi, kui me läheme meie kooli sööklasse, siis see muutus on olnud juba tohutu. Ja sisuliselt ka, et see on tõesti olnud väga inspireeriv teekond. Ma tean nüüd toitlustusest ikkagi päris palju, võib-olla kunagi tulevikus, miks mitte, hoopis sellega kätt proovida, aga okei, nali naljaks. Siis loomulikult väga inspireeriv ja minule väga südamelähedane on meie Montessori projekt. Ma loodan, et projekti ajastul me nii-öelda projektidest rääkides, see sõna projekt jäi mulle hambu praegu, aga tegelikult, et ma loodan, et tast saab midagi enamat kui lihtsalt projekt. Ja kui ma nüüd vaatan sellele 3 kuud või mis meil on 2 kuud ikkagi vaatan tagasi, siis ma vist tahan väga näha ka läbi roosade prillide seda kõike, aga ma näen praegu ikkagi juba hästi häid tulemusi ja need suhted ja see iseseisvus nendel lastel, kes õpivad Montessori klassis, et seda lihtsalt on nagu näha kaugelt ja siin mul hea kolleeg noogutab peaga kaasa, et siis tegelikult seda on tõesti näha. Ja muidugi see LAK-õpe, et lõimitud aine- ja keeleõpe, et tegelikult liigume sellega ka järgmisele nüüd tasemele. Et see on olnud minu selline salasoov, salajane selline visioon, kui ma siia kooli tulin, siis ma nägin kohe, et me peame, et me ühel hetkel me jõuame selleni ja tegelikult meie praegune arengukava, mis ei ole mitte midagi muud kui, et lihtsalt üks selline mõnus üks lehekülg, kus me paneme kirja, et kui meil läheb meelest ära, miks me siin oleme, miks meil on raske, siis me vaatame sinna otsa, et me teame, me peame seda tegema sellepärast ja me peame tegema seda, et olla seal. Nii et LAK-õpe. Aga võttes nüüd meeskonna juhtimise teema ette, et millised on sinu põhimõtted meeskonna juhtimisel? Või kes on sinu meeskond? Võib-olla see on esimene hea küsimus. Sinna kuuluvad. Minu meeskonda, jah? Meil on päris suur meeskond ja ma pean ütlema, et see on kasvanud juba üle minu pea. Kes meil seal, loomulikult tegelikult, hea küll, nali naljaks, et meie meeskond on hästi dünaamiline. Üks minu põhimõtteid on see, et meeskond kui selline ja tiim ei ole lihtsalt sellepärast, et olla, vaid ta peab teenima eesmärke. Ja aja jooksul siin siis nüüd selle 4 aasta jooksul on olnud meil meeskonnas selliseid ametikohti näiteks nagu arendusjuht, keda praegu ei ole neid. Siis on olnud meil selline amet nagu strateegiline kommunikatsioonijuht, see võib-olla kõik ei teagi, aga ühesõnaga jah, et meeskonnas praegu on nii nagu koolis ikkagi kõige olulisem ametikoht on kindlasti õppejuhid.
neid on meil 2, siis on meil inimene, keda me nimetame kvaliteedijuhiks, mis on ka selles mõttes tekkinud mitte sellest, et ma olen tahtnud või me meeskonnana oleme nüüd liikunud selle poole, et nüüd on vaja meil kvaliteedijuhti, vaid ta on kuidagi orgaaniliselt meie koolist ise välja kasvanud. Ja jällegi, kui ma ennist ütlesin, et oluline on see, et iga inimene teeks seda, mis talle päriselt meeldib ja mida ta tegelikult, mis tal ka päriselt välja tuleb, sest see on ka oluline. Siis meil on suurepärane kvaliteedijuht tekkinud, kes teeb imelist tööd. Siis edasi, kui liikuda, on igas koolis ikkagi olemas oma personaliinimene. Meil on personalitöö ära jagatud lausa 3 inimese vahel. Traditsiooniliselt nimetatakse neid majandusjuhatajateks, meie koolis seda ei ole. Meil on ruumiloomejuht. Sellepärast, et see on minu selline teadlik, kuidas öelda, olnud teadlik otsus. Ise koolis töötades ja kõrvalt nähes teisi koole, mul on jäänud alati selline mulje, et need lauad ja toolid ja kõik need tähtsad majanduslikud asjad käivad ikkagi majanduse järgi, mitte selle järgi, et õpetaja tuleb ja ütleb, et nii, mul on nüüd vaja siin seda ja teist ja kolmandat ja siis keegi tuleb ja ütleb, et ei, neid ei saa, kuna see dokument või see dokument ütleb seda teist ja kolmandat. Ehk siis tegelikult ruumiloomejuht peab olema see inimene, kes arvestab ennekõike ikkagi kooli kontekstis õpetaja vajadustega. Loomulikult ei saa siin hullu panna, aga see on nagu kõige olulisem ja mina ikkagi aeg-ajalt näen, kuidas see hakkab jälle ühele poole kaldu ära minema, siis ma jälle võtan selle pööramata teisele poole tagasi. Sellepärast, et see on üks selline keeruline valdkond. Jah, aga mida ma öelda tahan, et ruumiloomejuht on see, kes loob need tingimused ja arvestab kõikide õpetajate ja õppimisest tulenevate vajadustega. Mitte vastupidi. Ja, kes siis meil meeskonnas veel on? Meil on väike oma kommunikatsioonitiim, mis mulle väga-väga meeldib. Meil on olemas inimene, kes teeb väga professionaalsel tasemel turundust. Kuna on jällegi, nagu ma ütlesin, on leitud inimene, kes teeb seda, mis talle väga meeldib, mis on tema oma ja tegemist on andeka inimesega ja juhuslikult tegeleb ka veel õpetamisega, nii et miks mitte. Täpselt samamoodi on meil meeskonnas sinu enda näol olemas siis kogukonnajuhiga. Ehk siis kogukonnajuht, kes peaks vaatama kõigepealt kooli sisse, aga tegelikult pöörama oma pilku päris palju ka välja. Siis on meil haridustehnoloog, kelle ülesanneteks on loomulikult haridustehnoloogilised väljakutsed ja lahendused, aga ka tegelikult infojuhi ülesanded, aga seda ta teeb siis meie hea partneri Teliaga koos. Nii, võitu, keda ma veel siis siin ja tegelikult hästi oluline on meil ka nüüd, kui me mõtleme hariduslike erivajaduste laste peale, siis on meil loomulikult nii, nagu igas koolis Tallinnas on ka hariduslike erivajadustega koordinaator, kes on hästi tugevalt toetab õppejuhtide tööd. Ja see teema on meil tegelikult praegu ka arendusjärgus. Meie tugiteenuste tiim on viimase 2 aastaga 2-kordistunud
ja tegelikult peaks ta nüüd omakorda veel kahekordistuma. Ja sellepärast käib hetkel ka meil uue juhi konkurss, kus ma väga loodan, et me leiame ühe tugeva juhi, kes ka tugiteenused nii-öelda paneb hästi tööle. Ja veel lisaks on meil sellest aastast väikse kohaga, kuidas ma nüüd siis ütleksin, ma ei tahaks öelda arendusjuht, vaid selline, ütleme siis arendusjuht, et Mona, kes tegelikult, kellel on oma eriülesanne otsida neid kokkupuutepunkte õpilaste ja lastevanemate vahel. Kuna meil on tegemist sellise piirkonnaga, kus vahest võib juhtuda nii, et õpilane ei jõua kooli, siis me peame leidma need põhjused ja need aru saama, miks nad kooli ei jõua ja kuidas neid aidata. Ja lõimitud aine ja keeleõppe on üks valdkond, mis tegelikult vajab ka eraldi tähelepanu ja sellest aastast koordineerib LAK metoodikakeskust siis meil Anna ja temal on siis, tema ülesandeks on et toetada õpetajaid, ka juhtkonda ja ka õppejuhte just nimelt selle lõimitud aine ja keeleõppe kompetentsiga, alustades sellest, et planeerida seda, kaardistada olukorda, läbi mõelda ja lõpuks ka siis ellu viia neid tegevusi. Nii et meeskond on suur ja mis küsimus, mis see lõpuks oligi? Tegelikult siit ongi hea võib-olla edasi minna, et milliseid selliseid isikuomadusi, kuna neid inimesi on juba tegelikult palju, et milliseid isikuomadusi sa pead nende meeskonna liikmete juures kõige olulisemaks? Või kes on nii-öelda siis võib-olla sinu inimesed? Ega siin jällegi mitte midagi selles mõttes uut, et mina juhin ja tahan uskuda sellesse, et ma juhin. Ja töötan selle nimel igapäevaselt väärtuspõhiselt. Nii et minu meeskonna inimesed peavad olema ennekõike ausad. Ja teiseks oluliseks tähtsaks asjaks pean ma seda, et nad peavad olema õppimisvõimelised. Ja siin võib-olla ma tahan seda õppimisvõimelisust natukene avada, mis minu jaoks tähendab õppimisvõimelisus, on see, et inimene on võimeline vastu võtma kriitikat ja tegema sellest järeldused. Sest see on nagu suur selline olnud minu meelest arengupidur päris paljudele inimestele, meil on selles mõttes väga erinevad inimtüübid. Aga seal nagu tekib see kõige suurem komistuskivi, kus solvutakse ära, võetakse asja isiklikult, mõeldakse, et neid inimest arvustatakse või antakse nii-öelda tagasisidet, mitte tegelikult seda ametit ja seda tööd. Et see on nagu üks koht, kus ma pean hästi oluliseks, et oleks võimalus võtta või selline tahe võtta vastu kriitikat. Ja see on üks kõige keerulisemaid kohti ka anda, ma tean ise ka, anda konstruktiivset tagasisidet tegelikult, mis võiks olla ka ju edasiside. Nii et ausus ja tahe õppida, jällegi võrdusmärk areneda. Ja kui nüüd minna natuke subjektiivseks, sest me ei ole ju robotid, siis võib-olla minu meeskonnas ja minuga koos töötavatel inimestel peab olema suur süda. Et
Ja seda ma ei oska lahti seletada, see on lihtsalt, kas on nii või siis ei ole. Ja las jääb midagi saladuseks ka. Aga kuidas hoida seda tasakaalu just siis inimeste nii-öelda heaolu ja tulemuste vahel? Tulemuste saavutamine, heaolu, et kuidas seda hoida? Noh, võib-olla siin ongi see, et jällegi tuleb hoida tasakaalu. Ja kuidas seda tasakaalu hoida on see, et kõigepealt ikkagi kuulata ja võtta kuulda. Ja arvestada inimeste vajadustega ja nendega saab arvestada siis, kui ma tulen jälle tagasi kuulamise juurde. Kui sa annad inimestele võimaluse ja lood selle keskkonna, et nad tõesti saavad väljendada oma päris soove ja vajadusi. Ja siis selles mõttes on see väga lihtne. Kui sa juhina hoiad organisatsiooni eesmärke fookuses, mõnes mõttes sellise tippjuhil peab olema alati igal hetkel siht silme ees. See ei tohi mitte 9 sekundiks tegelikult ära unustada seda visiooni, mida sa oled tulnud ellu viima ja ka seda missiooni, mis missiooniga sa siin koolis oled. Ja ta peaks olema tegelikult kogu aeg taustal töötama. Ma ei tea, ja kui ma nüüd kuidagi, mul töötab ta ja ma ei oska seda seletada, ja siis sul käibki see oma peas, et et pidev selline selge, ta sooviks seda, tal tuleb see hästi välja, seda ta tahaks teha, aga seda ta veel väga hästi minu meelest ei oska. Need teatud oskused, võimed võib-olla vajavad arendamist. Huvitav, kui väga ta seda tahab. Ja selle jaoks on tegelikult erinevad tööriistad, mida on võimalik õppida. See ei ole nii, et sünnin kohe juhiks ja olen valmis juht. Ja sellepärast ma sellel aastal ka tegelikult juhtimismentorlust õpingi, et nii-öelda oma tööriistakasti nii-öelda paremini kuidas varustada erinevate vahenditega, et kuidas siis olla toeks. Aga milline osa sellest meeskonna juhtimisest on sinu jaoks siis isiklikult kõige keerulisem? Ja teisalt siis, mida sa kõige rohkem naudid? Mulle üks hea kolleeg ütles just hiljuti, et mitte koolijuhtimise valdkonnast, vaid teisest nii-öelda erasektori juht, et me juhime tulemusi. Aga ma olin talle enne seda öelnud, et tegelikult et me juhime suhteid. Viimasel ajal on minu jaoks päris suur väljakutse olnud. Just nimelt suhete juhtimine. Sest neid ootusi ja vajadusi inimesi on hästi erinevaid. Ja see on võib-olla siin, ütlen, et see on päris närvesööv, ta on päris kulutav. Aga seal on omad nii-öelda ka filtrid, seal on omad tööriistad. Ja nüüd, eriti nüüd viimasel aastal ma olen aru saanud, mis asi see päris juhtimine on. Ja mingil määral, mitte et ma nüüd oleksin masohhist või et ma ka naudin seda, mulle meeldib see, sest mulle meeldivad võimatud väljakutsed. Ja ma lihtsalt, mu loomus on selline, et ma ei jää väga lihtsasti pikali lebama, et ma olen ikka see, kes jälle tõuseb püsti ja siis liigub edasi. Et see suhete juhtimine võib-olla on praegusel hetkel tundub keeruline. Aga mida ma naudin on see, et tegelikult ma naudin seda, kui me räägime meeskonna kontekstis, siis seda, kui meeskond töötab ladusalt ja ühtselt. Ja seda ma olen kogenud muuseas meiega,
kui ma ühel hetkel saan aru, et ma võiksin püsti tõusta ja vaikselt niimoodi uksest välja minna ja mitte keegi paneks tähelegi. Ja sellel on nagu 2 sellist poolt, et ma olen aru saanud, et siis sellisel hetkel ongi kõik väga hästi ja tuleks juhina tegeleda nii-öelda teiste küsimustega, analüüsiga rohkem, võib-olla paberitööga, et seda suhete juhtimist on siis vähe. Ja tegelikult meeskond alati näeb sind, kui sa ise arvad, et sa oled seal väga nähtamatu, siis sa oled kõigile nähtaval, aga lihtsalt see turvatunne on sellel hetkel nii suur. Ja mis mulle endale, ma olen tähele pannud, et juhina need olukorrad väga ka ei sobi, sest tahes-tahtmata muutud kohe siis ka mugavaks. Et mind tunnen, et mul on päris raske siis ennast motiveerida. Praegu siin seda kõike analüüsides ja lahates võib-olla tekibki see tunne, et jaa, väga põnev, et kuidas siis nendes olukordades käituda. Kui meeskonnas on kõik hästi ja suhetes on hästi, et mida siis rohkem saaks teha. Aga kui sa nüüd mõtled mõne sellise tavapärase koolipäeva peale, et mis on sinu selline lemmikhetk koolipäeva sees? Mida sa kõige rohkem ootad? Ma ei tea, ma ju sain need küsimused, eks ju, ette, kui saatsid ja ma mõtlesin selle peale, siis ma pean ütlema, et mul tõesti ei tule, sest selliste küsimuste puhul peaks tulema kohe pähe esimene mõte ja siin ma jään alati mõtlema. Mul ei ole päevas sellist lemmikhetke, et see ei ole see koht, kus ma lähen, ma ei tea, istun kohviga ja lobisen mõne kolleegiga või et ma teen tulemusvestluse analüüsi, mis mind kohe nüüd ees ootab, kui ma siit lähen. Et või siis aga jah, ütleme niimoodi, et ma naudin neid hetki, kui ma ei pea tegelema sellise kuiva, ma saan aru, et seda bürokraatiat on vaja, see tagab nii-öelda riigi, kuidas öelda, säilimise ja arengu ja ka kooli, aga need on need asjad, mida ma arvan, mitte keegi minu kolleegidest ka, ma usun, et ei naudi. Kuigi ma tean ühte inimest, kes oli meie arendusjuht, ta nautis hangete koostamist. Ja see on täitsa ja ma sain seda selles mõttes, et ma sain seda alles hiljuti teada. Et et tegelikult on hästi erinevaid inimesi ja võib tegelikult nautida väga erinevaid asju. See ongi oluline, et sa leiad selle inimese, kes teeb seda, mida ta naudib. Aga kuidas sa hoiad enda vaimset tervist? Ma hoian oma vaimset tervist ikkagi nii, et jällegi püüan olla tasakaalus. Tasakaal minu jaoks tähendab seda, et ma jaotan võrdselt aega töö ja pereelu vahel. Ma olen see inimene vist, kelle jaoks on, kui keegi tahab kohe nii-öelda toon välja oma haavatavuse. Et kui keegi tahaks mind pikali lüüa, siis see võib-olla on see, et minu pere, et mul peab olema hästi kindel tunne, et ma saan iga päev lõpuks minna oma pere juurde. Mulle meeldib ka väga tuiata ringi ja avastada ja seigelda, et need on nagu need erinevad pooled minust. Nii et see on oluline, et ja hobid loomulikult ka, et kuna mul on muusikaline taust ja kunstiline, siis mul ei ole väga keeruline ennast välja lülitada ja nautida ja saada katartilist elamust mõnest heast kontserdist, näiteks kuulata, kas laivis loomulikult mul seda ei õnnestunud teha, aga viimane oli meil kontsert Carnegie Hallis, kus Paavo Järvi siis juhatas Eesti Festivali orkestrit ja meie Aavik siis tegi debüüdi Midooriga, nii et see oli
See on mul muuseas praegu 2 nädalat juba, see on telefonis valmis pandud see playeris, et ma nüüd võtan see 2 ja seal oli 3 tundi peaaegu see kontsert. Ühel hetkel ma istun ja teen, kui kuulan ära selle. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi oma juba vist 5 aastat on, jah? 4 aastat. 4 aastat, jah. 4 aastale, siis mis on see kõige sellisem meeldejäävam hetk? Noh, võib-olla sa mäletad seda, mis on olnud just äsja, eks ju. Et ikkagi kõige meeldejäävam hetk minu enda perspektiivist võttes on see, kui ma ikkagi sain selle tunnustuse, sest ma arvasin ennist, et et minul ei ole vaja tunnustust, et mul on vaja ainult seda, et keegi minusse ei usuks ja sellega on oma nali. Et meie 2-aastane tütar ei tahtnud pesta oma hambaid ja see on täiesti arusaadav, selles vanuses keegi ei taha. Ja ühel hetkel ma avastasin selle, et kui ma ütlen talle, et ei, mina ei usu, issi ei usu, et sa oma hambaid pesed, siis ta läks nimme. Ja tegi seda ja ausalt öeldes täna hommikul ka kõik asjad saavad tehtud. Issi peab lihtsalt ütlema, ei, mina küll ei usu ja loomulikult pärast sa imetled, et vau, missugune imeline laps. Ja kus ma selle peale tulin, oli see, et ma ei vaja ka seda väga, et keegi minusse usuks, vaid pigem kui keegi ütleb, et ma ei tea, kas sa oled selleks võimeline, siis see on see trigger minu jaoks, mis paneb siis mind kõvasti pingutama. Ja küsimus oli? Mis on kõige meeldejäävam hetk? Jah, meeldejäävam hetk. Okei, see isiklik tunnustus, aga kooli kontekstis on võib-olla ikkagi ka jällegi see aasta, et me oleme avanud Montessori klassi ja oleme LAK metoodikakeskuse, piirkonna metoodikakeskus oleme. Ja. Aga unista nüüd hetkeks, et milline see Mahtra kool 5 aasta pärast välja näeb? Ta on täpselt selline, nagu me oleme visioneerinud, nagu me oleme mõelnud. Et ta on tugev, tõeline kogukonnakool, koos oma kõikide rõõmude ja muredega, kus tegelikult õpilased päriselt õpivad neid asju, mis on eluliselt olulised ja tähtsad, ehk siis nad seostavad igapäevaeluga oma õpitut. Ja nad tegelikult on, kuidas öelda, ennast juhtivad kodanikud, ühiskonnaliikmed. See on see, mille poole me püüdleme. Ja 5 aasta pärast kindlasti seda on, kui me peame meeles oma missiooni, et me teeme kõike siin selles koolis, me teeme kõike seda ja igat sammu astume, arvestades sellega, et see on hea ja vajalik, et areneda. Aga siia lõpetuseks, millise sellise sõnumi või soovitusega sa siis sooviksid oma podcasti lõppu anda? Tead, ma nagu ka lõpetaks selle podcasti võib-olla niimoodi, et ma soovin kõikidele rahu, ka siin koolis, soovin tegelikult rahu ka meie riigis ja soovin rahu maailmas. Et kui on rahu tagatud, siis läheb kõik hästi ja sõbralikkust.